tuled on täitsa peal. Mõtle selleks, et aru saada, kas autol on tuled peal, tuleb autost välja minna vaatama. Täna tuleb üks väga crazy päev. Täna on 13. juuni ja FC Hiiumaa mängib oma kodumängu. Mida mitte keegi ei tea, on see, et me üllatame mängijaid, üllatame fänne. Ma olen organiseerinud staadionile tasuta burgerid. Mul on katus triiki Coca-Colat täis. Võtame peale jääd, et Coca-Colad oleksid külmad ja me läheme Coca-Colasid inimestele jagama ja kutsume neid FC Hiiumaa mängule. Fun factina võin välja tuua, et kes on vaadanud FC Hiiumaa dokumentaali, kui seda veel teinud ei ole, siis mine vaata. Eelmine hooaeg, mis me jäime, lõpuks äkki jäime 6. või 7. Ühesõnaga seal kuskil keskel või natuke isegi tagapool. See hooaeg on täiesti vastupidine. Me oleme tabeli täielikud liidrid. Ehk siis, mida me teame, on see, et staadionile tuleb palju fänne. Kui meeskond võidab, siis on ka fänne palju. Lähme teeme muidugi Mariole ühe üllatuse. Coca-Cola saatis Mariole eelmise hooajast ühe goodiebagi ja lähme teeme inimestele burgereid. Ja kes võib-olla on kursis, siis kunagi tegin mina Hiiumaal niisugust paari nagu Baywatch. Me tegime seal burgerid, need olid väga kuulsad, väga tuntud inimesed tulid ise Tallinnast neid sööma. Ma võtsin endale appi praegused putka tegijad siis. Ja Hiiumaa on nii väike koht, et üks FC Hiiumaa mängija on selle putka praegune omanik. Teeme inimestele toreda fännipäevani, et Eesti Premium-liiga klubid võivad siis kohe õppust võtta, kuidas asju soetakse. Teise liiga klubi näitab teile ette ja siis võite kopeerida, kui soovite. Ei keela, aga tuleb üks lahe jalkapäev. Kunagi, kui mina paari tegin, siis ülipalju oli jookide jaoks jääd vaja ja siis käisid, andke jääd. Ja siis nad tegid kalakastidesse. Ilmselt mitte midagi ei ole muutunud. Oota, pääste meeskonna sisenemist tõesti ei ole õige koht. Ei, lähme peauksest siis. Šabanniga võtame jääd täis, paneme Coca-Colat sisse, paneme külma. Siis on inimestel hea võtta jääd külma Coca-Colat. Tere! Võtaks jääd. Ma arvan, et sellest piisab. Okei, paneme ühe igaks juhuks veel. Mitte, et ilmselt väga palju midagi muudaks, aga aitäh! See on üks põhjus, miks ma tahan Hiiumaale tagasi kolida. Inimesed on nii rõõmsad, õnnelikud, kõik käib nii kiiresti. Näed, ole hea, mine ise, võta, tee seda, toda, usaldan sind. Keeran otsa ringi. Ei jaksa keerata ju. Ai. Ebareaalne, kui raske see rool on. Ilma rooli võimata on ebareaalne sõita. Istuge diivanile, Reino. Eelmine aasta, kui filmisime FC Hiiumaa dokumentaali, siis ma saan aru tagantjärgi mõeldes, et poistel olid nagu pinged peal vist. Mängisime seal tagumises otsas. Kaamera oli meestel näos, mehed olid pinge all. Ja see aasta, kui kaameraid ei ole, mehed performivad kõik. Tabeli liidrid, mitte mingit küsimus pole. Ja siis kirjutasime võistkonna chati ka, et dokumentaali üks ja ainus osa tuleb veel. See on täna. Grupis vaikus. Ma juba tea, mis täna saama hakkab. Saame oma esimese kaotuse ja poisid kamerat näevad, siis on hing kinni. Aga ma loodan tegelikult, et sellist asja ei juhtu. Et mina olen see vend, kes rikub nende jaoks kõik selle hea striigi ära. Tere hommikust. Tere treener. Tere. Kas igatsesid mind? Muidugi, ma olen alati sind hea näha. Kuule, Kutt, kas sa tahad tavalist või sa tahad suhkruvaba? Seerot. Mis riigi oma ma saan? Argentiina. Vaba, väga hea, õige. Lemmik sul. Siiro, see on võidumeeste jook. Eelmine aasta sa olid FC Hiiumaa dokumentaali superstar. Aitäh teile, te olete hinges! Musjana ka! Sa pead saama ühe goodiebagi. Sa võid hoida külmas Coca-Colasid. Väga hea. Ja nii. Sul on nokamüts suveks. See on väga õige. See on kristallkuul, mille pealt sa saad ennustada ilmselt midagi. Jalgpall lapsele sul. Väga ideaalne. Siit seest sa saad juua Coca-Colasid. See kõik on sulle. Sa oled kõike seda väärt. Kott Kasutage. Ei taha? Ei taha, kott ka mulle või? Kott ka sulle? Rannakott. Jah. Ideaalne, aitäh. Täiaks. Aitäh. Sa oled hea mees. Ja sa arvasid, et sa saad laada? Ma mõtlesin, ma saan laada, aga see ka ei. Aga sa pead midagi veel suuremat korda saatma siis. No tegelikult see on päris suur saavutus, et need mehi mängima panna, see on juba. Arvan küll. Sellest piisab juba. Arvan küll, see on keerulisem Kris Sõna. Aga siis pärast saad burgerit ka. Ideaalne. Väga hea. Rohkem ei taha midagi. Davai, töötame. Kallid vastased, Tallinna inimesed, see on kalakast. Jättu meelde, selle keeksa kala. Kuna Messi sai oma World Cupi tiitli kätte, siis ma tahaks, et äkki Ronaldo saaks Portugaliga, saaks oma tiitli kätte. Siis on karjäär läbi. Sest nii paljud vennad lõpetavad ära ju peale seda MM-i. See saab üks väga lahe turniir olema. Aga mina elan siis kaasa Ronaldole. Tuistel reporter Robin Matting läheb küsib, kes võidab MM-i ja kelle poolt ollakse. Poolt olete MM-il? Hispaania või? Portugali.
Jaa. Hispaania. Sest Pedri on kõige parem. Mängivad ilusti palliga. Aga miks mitte Ronaldo poolt? Ma olen Messi fänn. Messi fänn. Ma oleks seekord veel Portugali poolt vaatama. Äkki tuleb seal veel Ronaldol midagi. Õige. See on minu meelest mõtlemine. Brasiilia. Mängivad sellist kaunist jalgpalli. Oled kõiki mänge juba vaadanud? Hommikul kell 5 ja 4? Ei. Avamängu vaatasid? Avamängu vaatasin muidugi. Espanjal. Head poisid lihtsalt. Tibu. Brasiilia. Kõige rohkem manu poisse, häid poisse. Saksa. Mis tead etse? Mul kogu aeg Saksa poolt on. Tüdrukud, vaatate või? Jaa. Nii. Portugal. Cristiano või? Jah. Jaa. Portugal. Sama. Ülekaalukalt hetkel Portugal. Hispaania, sest seal mängib Lamine Yamal ja Pedri. Brasiilia. Ma olen Uruguay näiteks. Forlani pole enam ammu ju. Ei, nad on ikka alati ägedad olnud. Sulle meeldib? Ja. Üldse Lõuna-Ameerika jalgpall enne kõike, et selline emotsionaalsem ja Portugal. Portugal. Mõlemad. Kes on lemmikmängija? No paku. Palju juba arvamust, jah. Nii et härra viimane tants ja selle pärast. Võiks ikka oma trofee kätte saada. Oleks ta on väärt seda? No väärt seda tõesti. Minu meelest ka. Hispaania. Argentiina. Lihtsalt meeldib mäng. Ei meeldi, kusjuures ei meeldi isegi mitte Messi nii väga, aga lihtsalt Argentiina meeldib. Kuule, okei, kutid, kuulame natukene ja proovime kaasa mõelda ja tervist. Laura, 19. Mis on huvitav fakt on sellest pundist on see, et ma vaatasin palju vendasi neil koosseisus on olnud selle 12 mänguga, mis peetud on. 45 venda. Meil on 25 venda. 12 mängus osalenud. Suht ette arvamatu, mis seal on, et mõneks mänguks, kes vaatavad mingit videot, eelmise mängu või nende videot, mis sa vaatad, seal on uus võistkond vastas sulle, mis sa teed seal. Algkoosseis olemas, Kastein näed kaotas oma algkoosseisu kohe ära. Ei saanud koosseisugi täna. Natuke teeb trenni, jookseb tipustopini. Hito kohe peale. Mis me teeme? Me mängime ikkagi niimoodi, nagu me oleme need mängud mänginud. Kõrgelt peale, meil ei ole midagi taga hoida seal. Kõik teavad, siin platsi peal on väga raske ühe puutega mängida. Nemad tõenäoliselt seda ei tea, mis nemad teevad, nemad kindlasti hakkavad tagant mängima lühikesega. Kuid 12 mängu on nagu väga hästi läinud. Midagi nagu tahaks nagu mõlistada, aga kurat midagi pole nagu ütelda, midagi pole. Ma ütlen, see, mis te teete midagi väga imelist ja te võite ise nagu väga õnnelikult kogu selle asja üle olla. See ei pea nagu lõppema, et siis tuli Flora U19 ja siis läks meil ämbrisse. Võitleme selle nimel, et ei lähegi ämbrisse. Me mängime ja te tahate võita ja kõik on väga lihtne. Täna kapten on Karmo Einman, aga lihtsalt Karmo, ma ütlen, ma tahan võita. Ja rohkem ei olegi mitte midagi. Uskuge mind, täna mängu käigus keegi ei mõlisema ei hakka. See, kes mõliseb, jookseb topist tipuni. Kermo, ära palun Karla rolli üle võtta. Siis on jumal okei. See on jumal okei. Võtke ära. See mäng kuulub teile ja võit kuulub teile. Davai! Tulid ikkagi meeste mängu vaatama? Ma tulin praegu meeste mängu vaatama. Jaa. Kas Coca-Colat soovid ja burgerit? Võtan see ära. Suhkrit jälle? Aga Robin, tahaks ise ka platsil olla või? Ühtepidi väga tahaks. Teisalt on see, et mängida teises liigas 90 minutit. See nõuab päris korralikku ettevalmistust. No ei ole päris kindel. Ma ütleks, et praegu 60%, et ei taha, 40%, et tahaks. Lahe on vaadata ja kaasa elada FC Hiiumaale. Ma olen selle võistkonnaga terve elu olnud seotud. Lapsest saadik, noorteklassid, täiskasvanute klassid. Ja siis nüüd me oleme tabeli liidrid. Meil on väga head mängijad. Meil on äge treener. Kõik inimesed, kes sellega seotud on ägedad. Nendega on alati tore aega veeta. Aga me ei pea mängima selleks, et oleks äge. Mulle meeldib tennist mängida, paderit mängida. Mulle meeldib vahel käia jalkatrennis. Aga ma ei pea võistkonnas mängima selle pärast. Kuidas mekib? Väga hea ja mahlane. Kirjelda seda maitset. Sulab suus. Väga hea nagu see laupäeva hommikus samaga. Oled sa saanud sellist FC Hiiumaa game day experience, et tasuta burgerid ja Coca-Cola? Ei ole, aga Kuidas tundub? on väga hea meel selle üle, ei ole midagi muud öelda. Tegelikult ei tohiks minna niimoodi kohtunike ruumi sisse. See on kohtunike ruum siin. Paneme neile ka. Kohtunikud värvid ka Coca-Colat. Oletavasti tuleb nüüd hea vile ka. Korras. Palun. Kõik võivad võtta ja burgerit lihtsalt küsige ja antakse kõikidele, kes tulevad. Palun. Kallis, oh kingi meil see võit. Ma tahan
kõik on hästi. Argo oskab lüüa neid haamreid. Aga kuradi pikk mäng on, nüüd võiks läbi saada juba. Tahad ka saada? Toora tuleb rünnakule niimoodi, et nad on rünnakul väga head. Keegi patsu ei taha, kõik jooksevad kamerast minema. Näita jalga. Ei, kohtunik ütles, et viga ei ole. Tema ei näinud. Okei. Tegelikult on tore. Purksi süüakse. Tegelikult ma näen, et päris palju pihve meil alles ka. Väga hea. Vanad aegade mälestuseks. Ma tegin Baywatch'id burgeri, mul oli kõik nii klaar. Aga ma ei ole ammu enam teinud. Vaatame, kus mul välja tuleb. Soola. Ma ei küpset täielikult läbi, eks ma jätan ta natukene selliseks tooreks. Ma olin kunagi meister selles. Ma ei tea, kuidas praegu on. Kuidas teil on edenenud? Lihtne, saiad tuleb kuumaks ajada. Ühelt poolt, teiselt poolt. Mida keerama vaikselt. Teisele poole ka. Mul on kõik asjad nagu üpris soolased, mida ma söön. Ja vahepeal kuskil vapis söömas. Siis ma panen endal eraldi soole kadriku peale ja siis ma söön näpuga niimoodi. Nüüd ma näen seda, et võiks panna juustu. Nüüd juust sulab siia peale ilusti ära. Rohkem me pihvi ei keera. Kas te teeksite midagi muud moodi? Võtaks temperatuuri. Ei, temperatuuri, see on amatööride teema. Ei, professionaalid niimoodi ei tee. Ta tunnetab silma järgi just. See võiks olla valmis. Nüüd ma võiks panna pihvi. Mina arvan, et see on okei. Maaril jätke kõik siis. Paneme sibulat. Teistest. Te võite mind kutsuda enda erapidudele burgerit tegema. Ma arvan, et ma oskan seda päris hästi. Mahnane, juustune, sibul, tomat, hea kaste. Täielik tipp. Keera, löö! Hästi, Artur! Lõpuni! Võita täiega! Jäta Kintole! Kito! Ei kaota nii lihtsalt palli ära! Läks Jakob, läks! Kermo! Mängi! Ära seleta kohtunikku! Noh! Pikka oli, ma ei tehtud. Kurat, läheme palli peale! See pidi tulema. Muidugi. Kahju, et see kodus tuleb. No, kuskil ta tuleb, ega see pole ju niimoodi. Mille taha täna jäi? Mille taha jäi? Ma arvan, et selle taha, et ei suutnud ära lüüa.
meil oli päris palju võimalusi tegelikult. Oli. Flora vastu kodus. Elad raskelt üle seda täna või? Ei elagi nii väga raskelt üle, ma arvan, et varem hiljem see tuleb niikuinii. Hullu pole midagi ja kõik on nagu selles mõttes okei, et see kaotamine käib selle asja juurde, ma arvan, et ei ole midagi. Siis on üks üllatus sulle täna veel. See on see burger, mida sa siin pikisilmi ootasid. Tüdrukud panid selle sulle eraldi kõrvale, hoidsid piffi sinu jaoks. Väga tore. Aga nüüd ütlesid, et teevad sammulile ka ühe. Väga tore. Aga tegelikult sa võiksid võtta endal topelt piffi ka. Sammuli ilma jätta. No nii, jalkapäev on läbi. Me küll kaotasime, aga ma arvan, et palju tähtsam on see, et inimesed, kes tulid koha peale, nemad said burgerit, said Coca-Colat, isegi jäätist tood inimestele tasuta. Ma arvan, et need oli lahe jalkapäev. FC Hiiumaa toimetab edasi. Me oleme endiselt vist tabeli liidrid, aga nüüd teistel on palju lihtsam meile järgi jõuda. Jalka MM käib, vaadake Jalka MM-i ja jälgige FC Hiiumaa tegemisi, nii et näeme järgmises videos. Tšau! Hiiumaa võitle, Mario on legend.